Tere, mina olen Tiiu Paju, olen neuroloogia osakonna õde Ülikooli närvikliinikus ja minu loengu teemaks on toitumine ja kõhukinnisus Parkinsoni tõve korral. Et miks on tähtis siis toitumine ja dieet just Parkinsoni haiguse korral? Et toiduaegade planeerimisel peaks arvestama ravimi võtmise kellaaegadega. Enamik patsienti võtab levodopa preparaatidest Sinemetti, Madopaari ja Stalevot. Juhul, kui levodopa edasiminek peensoolte on mingil põhjusel aeglane, siis ei tule selle ravi toimeefekt nii kiiresti, kui me oleme seda oodanud. Levodopa ja dieedi sobitamisele peab mõtlema ka veel sellepärast, et levodopa on niinimetatud suur aminohape, mis imendub peensoole seinast verre samade transportmolekulide abil kui teised aminohapped. Kuna valgud koosnevad aminohapetest, tekibki levodopat koos valgurikka toiduga võttes konkurentsiefekt ja levodopa imendub aeglasemalt. Levodopat oleks õige võtta tühja kõhuga ja süüa tunni aja pärast. Võib ka enne ravimi võtmist süüa vähesel määral, aga see peab olema siis valguvaene toit. Kui levodopa võtmisel on tekkinud kõrvaltoimetena ööpäevased motoorsed kõikumised, niinimetatud on-off perioodid, soovitame kasutada päeva jooksul madala valgusisaldusega toitu ja valgurikas toit jäägu õhtuks. Toiduainete grupid peaksid olema tasakaalustatud ja päevasesse menüüsse võiksid mahtuda teraviljatooted, piima- ja lihatooted ja kindlasti juur- ja puuviljad. Piisavalt peaks tarbima kiudainerikkaid toite, sest see on vajalik levodopa imendumisel ja ka kõhukinnisuse profülaktikaks. Tuleks eelistada taimseid rasvu loomsetele. Neelamislihaste rigiidsuse tõttu võib esineda mälumis- ja neelamisraskused, tükitunne kurgus. Ja seetõttu on toidu pehme konsistents väga tähtis. Soovitatavad toidud: teraviljapudrud ja kreemid, keedetud linnuliha ja kala, tükeldatud ja hakitud lihatoidud, munapuder, kartulipuder, hästi keedetud tummine riis, keedetud makaronid, aurutatud puuviljad tükeldatuna või püreerituna, kooritud ja tükeldatud puuviljad, mahlad, kreemid. Toidud, mida tuleks kindlasti vähestes kogustes või üldse mitte tarbida, on kuivad ja karedad küpsetised, praetud toidud seal, praeliha näiteks, praekartulid, praemuna, pikad spagetid, toores juurvili, seemnetega puuvili, pähklid, seemned, ananass. Kuidas parandada neelamist? Sööge sirgelt istudes, neelatades painutage pead veidi ette, sööge väikeste suutäite kaupa, ärge võtke uut suutäit enne, kui eelmine on täielikult alla neelatud. Vedelikku neelake väikeste suutäite kaupa, jooge veidi iga suutäie järel, sööge sagedamini ja väikestemates kogustes, joomisel kasutage kõrt. Kui käed on kohmakad ja on treemor, siis söömise hõlbustamiseks võiks kasutada lauale kinnitatavaid taldrikuid, lusikad ja kahvlid, mille vars on polsterdatud. Joomiseks võiks kasutada kõrt või 2 sangaga tassi. Tihti esineb neelamis- ja mälumisraskus. See tuleb sellest, et neelamislihased on rigiidsed ja pradukineetilised. Kindlasti tuleks jälgida, et ei tekiks alatoitumist ja kehakaalu langust. Alatoitumiseks loetakse, kui kehakaalu langus on olnud 10% või enam 3 kuu jooksul. Kaalukaotust esineb rohkem naistel. Sel juhul tuleb süüa tihti ja väikeste portsjonide kaupa. Toit peaks olema kergesti neelatav, peenestatud ja püreeritud. Jooke võib paksendusainetega tihendada kergemini neelatavaks. Väga tihti kurdavad patsiendid kõhukinnisuse üle. See tuleneb vähesest liikumisest, ravimite kõrvaltoimetest, suurenenud süljevoolusest, ka soolemotoorika on muutunud haiguse tõttu. Oluline on muuta dieeti. Piisav vedeliku hulk, see võiks olla päevas 1,5 liitrit, iga toidukorra juurde kuni 2 klaasi vett. Kiudainete rikas toit, juur- ja puuviljad, kerge lahtistava toimega toiduained on näiteks punapeet, mustad ploomid, küüslauk, kiivi. Värsket pektiini sisaldavad puuviljad ja marjad, ploomid, mustasõstrad, pohlad. Patsientidel on soovitav dieedi muutmise kõrval ka füüsiline aktiivsus. Et soolemotoorikat soodustavad ka võimlemisharjutused, näiteks kõhu hingamine. Võib ka lihtsalt kõndida ja võimelda iga päev. Abi on ka regulaarsest tualetis käimisest, näiteks et hommikul
20 minutit peale hommikusööki võiks minna tualetti. Vajadusel võib kasutada lahtisteid. Klistiir võib kasutada ainult erandkorras. Kasulik on see, kui teie päevarežiimis tekib rutiin, kus söögikorrad toimuvad iga päev samal ajal. Toiduratsioonile mõeldes pole vaja hakata kaloreid arvutama, kuid oluline on, et igasse päeva jätkuks mitmekülgseid toiduained, muuhulgas ka kindlasti värsked puu-, juur- ja köögiviljad. Et loodan, et minu nõuandetest on teile abi. Tänan tähelepanu eest!